No tere kõigile, Hõbekun siin. Ja täna mõtlesin, et teeks väikse video teemantitest. Et vaataks, kuidas neid kontrollida, et kas tegu on päris teemantiga, mingisuguse teemanti taolise esemega või üldse mingisuguse plastmassiga. Et kuidas seda teada saada, et täna vaatamegi seda. Esiteks siis teemanteid mõõdetakse nende puhtuse järgi, nende värvuse järgi, nende lihvi järgi ja nende karaadikaalu järgi. See tähendab seda, et kui üks teemant kaalub näiteks 5 karaati, see võrdub 1 grammiga. Et teemante siis mõõdetakse karaatides. 5 karaati on 1 gramm. Mul on siin toodud mõned näited alustuseks, et see siin on sterling silver ehk siis meie keeles 925 hõbesõrmus, prooviga 925. Tal on mingisugune ilus kivi siin ja need kinnitused, mis kivi hoiavad, on tehtud plaatinast. Ühesõnaga, väga ilus sõrmus ja kivi samuti näeb välja nagu teemant, särab igatipidi. Aga kuidas saada teada, et kas tegu on ikka päris teemantiga või on tegu ehk millegi muuga? Ja samuti on mul siin kõrval väga puhta kullasisaldusega prooviga 750, 750, 75% kulda. Kuldsõrmus. Väidetavalt on siis teemantsõrmus, et siin on 3 teemandit. Ümber teemandite on hõbe. Ühesõnaga ilus selline sõrmus. Ja kuidas olla kindel, kas need on seal teemantid või on mingisugused moisaniidid või on üldse mingid muud kivid või plastmass või kes teab? Et kuidas saada teada? Täna seda vaatamegi. Tegelikult on palju võimalusi minna näiteks kuhugle juveliiri juurde või kes tegelebki selliste asjadega. Maksta neile natuke raha ja nemad siis ütlevad teile ära, kas tegu on õige asjaga või tegu ei ole õige asjaga. Aga kahjuks on ka siin ilmas selliseid nagu natuke nõmedamaid inimesi, kes võivad teie selle õige asja ära võtta ja kuna nad ise tegelevad sellega, samas suuruses vale asja vastu anda ja öelda, et ei, see ei ole õige. Aga ühesõnaga, selliseid on vähe, aga neid on, et olge ettevaatlik. Teine võimalus on osta omale teemanti tester. See on siin siis selline eksemplar. See ei olnud väga kallis. Ma ausalt öeldes ei mäletagi, aga kindlasti ta oli alla 100 euro. Nüüd seda masinat valides on ikkagi see, et mida kallim ta on, üldiselt seda parem ta on. Et need hakkavadki seal kuskil 100 euro ümbruses, kuni lähevad sinna 200, 300, 400 ja võib-olla mõni isegi 500 euroni välja. Et kindlasti uurida enne, kui te ostate. Aga antud mudel Diamond Selector 2, see on üsna vana juba. Aga tollel ajal, kui ma tossin, üldine keskmine hinne oli tegelikult väga hea selle hinna suhtes ja et inimesed soovitasid ühesõnaga. Nii YouTube'is kui ka igal pool mujal, et kasutati üsna palju seda mudelit. Muidugi nüüd on uuemad ajad ehk on juba päris palju ägedamaid ja paremaid mudeleid tehtud. Seda ma ei tea, ma ei ole uurinud.
Aga näitan, kuidas teile seda kasutada. Nii. Esiteks on vaja ära võtta siit otsast plastmass või selline kumm või. Ma võtan ära. Nii. Kui kumm on ära võetud, on tal selline peenike ots. Teisalt oleks vaja siis panna käima või lülitada sisse masin. Natukene. Nii et klõks käib ära. Nii. Nüüd siin on tuled. Ütleb, et lambi patarei on okei, või selle masina patarei on okei. Ja kui masin on valmis töötamiseks, süttib siin tuli. Nii. Masin on nüüd valmis kasutamiseks. Esiteks, nüüd siit rullikuga saate kerida sellist skaalat. Siin on selle skaala. Üldiselt jäetakse see umbes 1 või 2 kriipsu peale. Jätame meie 2 peale, proovime. Ja kui kontrollides jääb siia skaala sisse, siis ei ole tegu teemantiga. Kui siit skaalast välja nüüd läheb Diamond, kui siia jääb, see tähendab seda, et tegu on teemantiga. Siin on sellised punased kriipsud, ma kohe näitan teile. Ta teeb 3 piiksu või kui tegu on teemantiga. Nüüd on juba teemantiga tegu näiteks. Ja mida suurem on teemant, seda rohkem tulukesi läheb siin põlema. Nii. Sellega saime ühele poole. Kuidas siis mõõta kive? Kive tuleb mõõta 90-kraadise nurga all. Antud ese on siis moisaniit. Ja sellise suurusega teemant ja sellise puhtuse ja säraga oleks väga kallis. Ühesõnaga, see on teemanti taoline kivi, mis ei ole teemant ja on 10 kordi odavam. Proovime nüüd kuld sõrmust. Siin on hästi tillukesed teemandid väidetavalt. Vaatame, kas on ikka teemant. Et proovime. Et kui sa lähed vastu metalli, siis tuleb selline imelik kääl. Aga sa pead saama teemandile pihta. Kuna need on nii väiksed teemandid, siis on päris raske teile näidata. Näe, vaata. Ühesõnaga saite aimu, et teemanti testeriga näitab kohe ära, kas tegu on teemantiga või ei ole. Mul on siin igasuguseid, ma lülitan selle korraks välja. Et mul on siin igasuguseid kive, mis mul on aastatega tekkinud. Siin on mingisugune emerald. Ma ei mäleta nüüd, kuidas eesti keeles see sõna on. Smaragd või? Siis on mingisugune, ei tea, roosa kvarts või? Siin on rubiin. Ma ei tea, mis see on. Ka mingi roosakas kivi. Et mul on siin igasuguseid kive. Et prooviks mõnda nendest. Ma võtsin valgemad kivid välja ja siis katsetame. Paneme masina sisse jälle. Ootame. Masin siis soojeneb. Nii. Keerame 2 peale. Ja vaatame. Siin on selline mingisugune. Vaatame, kas näitab meil midagi. Midagi. Ei tõusa üldse.
võime öelda, et ma ei tea, tegu mingi plastmassi või mingisuguse asjaga. Siin on mingi suurem. Panen selle 2 peale tagasi. Suurem selline. Mitte midagi. 0. Mingi saast. Siin on mingisugune ilus ripats. Vaatame, mis asi see on. Kindlasti mitte teemant. Üldse tõuse, jälle mingi plastmass võib-olla. Vaatame. Mingi kivi. Mingisugune moise niit või mingi asi. See samuti. See samuti. See ka. Ja see ka. Ükski neist polnud teemant. Vaatame, kas ma näiteks teile mõne päris teemanti ka leian. Nii, leidsin sellise kivi. Vaatame, kas see on õige teemant. Et ma olen ta kunagi kuskilt ostnud, aga ma ei oska öelda, ma ei mäleta ka. Ja ma ei ole kontrollinud, kas see on siin päris teemant. Et kes näeb ära, et tegelikult kui võrrelda mingisuguse kiviga siin, et kui seda kivi siin vaatate, näeb juba teistsuguse lihvi, puhtuse ja kõige muu poolest välja, kui võrrelda siin. Tegelikult isegi see plastmass või mis iganes see siin oli, see võib olla väga petlik. Kuigi tegelikult on vahe väga suur, kui neid võrrelda siin. Mõlemad on ilusad ja tavainimesed aru ei saa. Aga no vaatame, proovime. Vaatame, kas see on päris teemant. Panen masina sooja jälle. Masin valmis. Paneme selle 2 peale. Ja vaatame, kas tegu on päris teemantiga. Nagu näha, kõikidel eelmistel paar kriipsu heal juhul tõusis. Näed, see läks 1 peale, vaatame, kas ta ikkagi lööb teemandi. Huvi pärast prooviks, kui panna see 0, täitsa 0 ja proovida, kas ta on teemant. Näete, igati pidi. Õpetuses on muidugi näidatud, et 2 peale. Et igati pidi, kuidas ma proovin 1, 0 või 2 kriipsu peal, ma saan ikka kohe teemanti proovi kätte. Kerime, paneme 0. Kohe saab teemanti proovi kätte. Ja nüüd paneme 2 peale nagu õpetuses. No näete, puhas teemant. Ja vahet ei ole, millise kivi ma siit võtsin. No mitte midagi. Või siis heal juhul paar kriipsu tõusis. Ühesõnaga, mis me teada saime, on see, et antud kivi on siin õige teemant. Ja kuldsõrmusel olid samuti
õiget teemantit. Nii. Nüüd räägime, kuidas teemanteid hinnatakse. Mille järgi? Et teemandid tulevad maa seest üsna koledana tegelikult. Ja väga vähe leidub maa sees teemante, mis ongi juba ilusad valged ja täiesti puhtad. Need on väga-väga vähe. Üldiselt on nad kas kollased, valged, elekollased, mis iganes, sellised kollakad või tuhmid, selline kristalli moodi asi ühesõnaga. Nii, kui need maa seest välja võetakse, siis neile antakse lihv. Neid lihvitakse. Ja üldiselt võib öelda, et maailmas on kõik teemandid on erinevad. Ei ole ühtegi täpselt samasugust teemanti. Et no see ei ole lihtsalt võima. Teemant on nii, kuida öelda, selline, teda on väga raske lihvida ja nagu kõik lõiked, no natukene on alati erinevad, ühesõnaga samasugust teemantit teist ei tohiks leiduda, et kõik on erinevad ikkagi. Nii, neid lihvitakse siis ja kõik oleneb, kuidas neid lihvitakse, sellest sõltub ka tulevane hind. Lihv on kõige tähtsam, või no mitte kõige tähtsam, aga üks tähtsamaid protseduure. Et kui lihvitakse halvasti, siis võib jääda kivi tuhmiks, võivad talle jääda, ta võib jääda natuke võib-olla koleda kujuga või kõik peab olema perfektne, lihv peab olema perfektne ühesõnaga, et teemant oleks täiuslik. Järgmisena on oluline teemantil puhtus. Puhtus on selles mõttes, et kui hinnamääraja on olemas elekollaseid ja kollaseid teemante ja kõike sellised naturaalsemaid, aga inimesed ikkagi eelistavad, mida läbipaistvam ja ilusam ta on, üldiselt seda kallim ta ka on. Sellepärast, et kislasõrmustel ja igal pool ikkagi tahetakse seda täiesti briljant läikivat sellist läbipaistvat kivi. Ja samuti see on väga tähtis kivi puhul siis, puhtus. Ja siis järgmiseks kaal. Kui palju teemant kaalub, et mitu karaati teemant siis kaalub. Teemante mõõdetakse karaatides, nagu algul öeldud sai. Nii, 4 asja siis kõige tähtsamad. Lihv, puhtus, värvus ja karaat, ehk siis kaal. Samuti puhtust mõõdetakse välimiselt ja sisemiselt. Nendel on erinevad tähised siis kõigil, puhtuse tähised ja nii edasi. Et kindlasti ma ei hakka siin kõiki neid välja tooma, aga internetist leiate väga lihtsalt, et see on täiesti juba pikem teema. Et ühesõnaga, mida teie peaksite teadma, on, et mõõdetakse seda sisemist puhtust ja välimist puhtust. Et võib-olla kõige mõnusam puhtam teemant on ikkagi see, millel on välimine ja sisemine, kõik üldse terve teemant on siis täiesti 10-kordse suumiga täiesti puhas. Et tal ei ole mitte ühtegi mingisugust maa seest tekkinud mingit, mis iganes asja sinna teemati sisse, mingi muste täppe või mis iganes asju. Et täiesti puhas selline. On siis kõige kallim alati. Silmaga vaadates on ka selliseid, et ei näegi, et täiesti ilus puhas teemant, aga panetegi 10-kordse luubi sisse,
siis näiteks välimine külg on ilus, aga sees on mingi näiteks 0,0001 mingi millimeetri suurusega mingi musta täppi näiteks. 3 täpikest. Juba see võtab tegelikult hinda maha. Et jah. Et tihtipeale ega neid silmaga näha ei olegi. Aga jah, 10-kordse luubiga siis või zoomiga või mis iganes, et mõõdetakse puhtust. Ja nii ongi. Kui teie, mida suurem on teemant loomulikult, seda kallim ta on, peab olema värvus õige. Ehk siis näiteks teil on päris suur teemant, värv on täiesti läbipaistev, lumivalge selline, puhtus seest väljast, 0 täppi ega mitte midagi, täiesti perfektne ja lihv. Näete, kui ma keeran seda teemantit, kui palju tal neid lõike nurki tegelikult on, kuidas ta särab, et see lihv peab olema perfektne. Kui see on ka valesti tehtud, siis ta võib olla tuhm ja nii edasi. Aga kui on perfektne, siis võib lugeda seda perfektseks teemantiks ja nende perfektsete teemantite hinnad võivad olla metsikud. Te isegi ei kujuta ette. Ma loodan, et teile see video meeldis, saite natuke targemaks ja näeme juba järgmises videos. Olge tublid. Tšau!